Minuga on siin Silver Lätt, kes on Eesti professionaalne discgolfi mängija. Tere, Silver! Elina! Räägi mulle võhikul ära, mis asi on discgolf. Ma saan aru, see ühendab ehk siis diski ehk siis ketast ja golfi ehk siis mingi golfi reegleid. Just, et tegemist on siis hästi hasartse sportmänguga ja reeglid on praktiliselt kõik samad, mis on palligolfis, lihtsalt ei ole palle ja golfikeppe, vaid on spetsiaalsed lendavad taldrikud. Ja mängitakse siis üldiselt 18 korvi ja mängu eesmärk on lõpetada ring võimalikult väheste visete arvuga. Selge, ehk siis kõik need korvid on maastiku peal. Tegemist on puhtalt niisuguse välispordialaga. Just. Okei. Ja ma vaatan siin, et kahe korvi vahe, kas see ongi alati nii väike, ütleme, see on mingi 100 meetrit, ei ole vähem, 60 meetrit? Korvide omavaheline vahe, see sõltub sellest, kui palju on maastikuruumi, et seda rada ehitada, et kui nad üksteisele liiga lähestikku olevad, siis see võib ohtlikuks muutuda, et visatakse teistele pihta. Aga mis on siis selle mängu algpunkt, et kui ma ütleme ühe korvi siis edukalt võtan, kus ma alustan järgmist seda korvi püüdmist? Iga korvi raja alguses on siis tiiala. See on siis see koht, kus alustatakse mängimist, viskamist. Ja Nõmmel discgolfipargis on need kunstmuru matidega tähistatud sellised rohelised alad. Nii, ja ma pean siis saama võimalikult lühikeste visete arvuga selle ketta sinna korvi. Just. Kõlab väga lihtsalt. Ongi väga lihtne. Nii, ja kui see asi on lihtne, siis miks on nii palju kettaid? Ütleme nii, et edasi jõudnud mängijal on juba välja kujunenud oma lemmikud, aga need kettad, miks neid nii palju on sellepärast, et iga ketas lendab erinevalt, et kõikidel ketastel on erinevad lennuomadused. Et eristatakse siis 3 sorti kettaid. Suures pildis on putter, see on siis kõige ümaram. Sellega visatakse lüüviskeid, korvi. Kuskil 10-15 meetri pealt võib juba sellega viskama hakata, et see on see, millega peaks korvi viskama sisse. Just. Täpselt nagu golfis, siis meil on keskmaakettad. See on siis korvile lähenemiseks, mis on kuskil oleneb siis tasemest, aga ütleme 30-50 meetrit korvini, et siis võiks juba keskmaaketta visata. Nii, ja kolmas? Ja kolmas on siis pikamaa ketas ehk siis driver, millega alustatakse üldiselt kõiki radu, et see lendab kõige kaugemale. Ta on kõige õhem ja ta lõikab kõige paremini lihtsalt. Ehk siis, mis on aga kõige sellisem ümaram? Nagu see... Kuju poolest. Jah, siuke. Ta võib olla natuke kaussis aga ta on lihtsalt kõige õhem neist. Kõige õhem. Ja kas neil on mingi kindel kaal ka, mis nad peavad olema? Kaalud on erinevad, et igat ketast on olemas, tehastes ladudes teevad, et igat ketast täiesti eri kaaludes. Nad kuskil jäävad sinna 170 grammi kanti üks ketas. Selge. No need on sellised profikettad. Mul on kaasas, sain sõbralt oma kettad. Kui sa juba naerad, see tähendab seda, et asi on ikka väga halb. Et põhimõtteliselt, millega see tegu on? Kas tegemist on nüüd lühima kettaga, putteri või lõikajaga? See on siia peale kirjutatud, see on ikkagi driver, kuigi ta näeb natuke kummaline välja. Aga sul on kõik nad olemas, vaata, siin on kirjas. Sellega siis viskan sisse. See on keskmaaketas. Keskmaaketas ja see on driver. Ja sa väidad, et nendel asjadele peaks olema erinevad omadused? Nad lendavad täiesti erinevalt. Kindlasti eri kaugusele. Olgu, kuna minu näol on tegemist tõesti absoluutse esimest korda võhikuga, ma hoian neid esimest korda käes, siis ju siis ma usaldan sind. Nii, ja võitja on siis see, kes läbib selle asja kõige lühemate kordadega. Just, kõige vähem viskete. Ja asi käib võistkonnas ja siis liigutakse ühest pesast teise. No aga kui teil on võistkonnas, ütleme, millegi pärast peaks mina kuuluma teie võistkonda, siis võistkond, kus on üks profimäng ja üks täielik amatöör, neil võib ju 1,000,000 aastat minna selle ühe korvi. Kas on mingi maksimum visete arv, millega sa pead sisse saama? Ei, discgolfis ei ole seda. Et seda ei mängita võistkondlikult, vaid see on ikkagi üksik mäng alati. No ja, aga see liigub, kui hästi palju võistkondi on rajal, siis ju liigub nagu üks grupp, on ju? Just. Et siis üks võibki jääda loopima ju sisse. Üks teised siis kannatlikult ootavad, kuni ta on ka lõpetanud ja kõik koos lähevad edasi. Kõige tähtsam on ohutus. Nii. Et
rada alustatakse, nagu ma enne mainisin, tiiala pealt. Ütleme, sina alustad, viskad oma esimese viske ära, siis sa oma kettal järgi ei jookse, vaid ootad tiiala kõrval, kuni kõik sinu grupikaaslased on oma visked ära teinud. Ja edasi liigume korvi poole, aga viskab järgmisena see, kes on korvile kõige kaugemal. Ja teised ei tohi ettepoole minna, sest selle kettaga on päris valus pihta saada. Ja siis isegi kui sa viskad esimesega korvi alla ja mina viskan 10 meetri kaupa, siis ma teengi 10 viset järjest ära ennem, kui sina teise viske. Selge. Ja ise siis loetakse neid, et just loed, viskad kokku ja kui jõutakse korv ära mängida, siis kellegi käes on niisugune paberileht, kus on kõikide nimed, korvinumbrid ja siis küsitakse, et mitte viskage keegi läbi, siis pannakse kirja. Selge. Ohutuskiivrit ei pea kandma? Kiivrit ei pea, õnneks. See, et nad sellist värvi ongi puhtalt just sellepärast, et ma leiaks nad rohusest kätte. Just, ütleme tumerohelisi, mul see väga ei ole okei, selline kirju näiteks, seda on murusest päris keeruline leida. Ja musta ketast kindlasti. Et head on niisugused kollased, oranžid, roosad, paistavad hästi silma. Selge, ja põhimõtteliselt discgolfi ma võin mängida talvel ju ka. Jah, mängitakse. Palju lõbusam isegi, aga väga külm. Ketastele pannakse siis talvel mängides pannakse siia alla. Kleeplindiga niisugune 2-3 meetri pikkune värviline lint. Et kui on juba täitsa põlvine lumi ja viskad ketas maandub lumehange, siis see lint jääb lume peale ja selle järgi leiad ketta üles. Selge. Aga kas ma siis selleks, et seda harrastada, ma peangi omal soetama 3 ketast? 3 ketast täiesti piisab. Isegi tegelikult alustaval mängil, ma arvan, piisab, kui on ainult driver ja putter, et see keskmaa ketast ei olegi vaja. Selge. Aga kas selliseid terviseradasi ei ole, kus ma saan laenutada neid? On nii Nõmmel, Pirital. Enamus kohtades tegelikult on see laenutus. Tegelikult mul ei pea olema isiklikke kettaid, et ma saan ka neid laenutada kui vaja. Just, aga ketaste hinnad on selles suhtes piisavalt soodsad, et targem on osta omale endale kettad, et see laenutusega 2-3 korda mängid teeb sama välja. Aga see, et ma siin tervise ajal mängin, see ju ei maksa mitte midagi. Ei, kõik. Eestis praegusel hetkel on kõik rajad tasuta. On olemas välismaal tasulisi radasi ka, aga see on selline sümboolne summa lihtsalt. Ma ei tea, ma juba kardan ausalt öeldes seda. Aga ma ei tea, lähme mängima. Muidugi.